Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, on laupäev ning motomelu alustab. Kui eelmises saates rääkisime kasutatud autode müügistatistikast, siis tänases saates vaatame üle, mida tuleks silmas pidada, kui on plaan endale osta kasutatud autot. Kaspar teeb ka testisõidu ühe ägeda autoga ning loomulikult vaatame üle, kuidas läheb Ivol ja Robert Linnal BMW-ga hakkama saamisel. Elektriautod ei ole meie tänavapildis enam mitte midagi uut ega üllatavat. Neid võib valida erinevat tegu ja erinevat nägu ning praktiliselt kõikidel autotootjatel on juba ka oma elektrimasinad olemas. Pean tunnistama, et mul isiklikult siiamaani veel ühtegi klikki nende elektrikatega seoses läbi ei käinud, kuniks ma sain proovida Hiina autotootja BYD masinat ja vaat see tõepoolest oli sümpaatne minu jaoks. Miks? Disain kindlasti köitis kõigepealt tähelepanu ja see sisemus, et see auto ei ole aetud ulmeliseks, vaid tal on säilinud hästi palju selliseid autolikke jooni. Et aru saada, mis masinaga tegemist on, saime tänu Inkscape'ile BYD Sea Lion 7 proovida. Mis autoga tegemist on, las sellest räägivad oma ala eksperdid. Mõne aja pärast aga vaatame juba otsa kasutajakogemusele. BYD on meil siis Eestis nüüd sellest aastast turul toonud Hiina autotootja. Et ettevõte sai alguse 1995. aastal ja alustas tegelikult siis akude tootmisest. Aga alles 2003. aastast sisenesid nad siis autoturule. BYD eristab eelkõige see, et ettevõte on väga suur in-house arendus ja ka tootmine kõikidel siis komponentide näol. Autod on oluliselt paremini integreeritud akude, elektrimootorite erinevate süsteemide vahel, mis tagab ka siis suurema efektiivsuse, mis on elektriautode puhul üks kõige olulisemaid siis faktoreid. Üks tähelepanuväärsemaid asju on see, et BYD kasutab siis LFP akutehnoloogiat ehk liitium-raudfosfaat akusi. Nad on palju turvalisemad ja nad on palju vastupidavamad siis erinevate löökidele ja muudele kahjustusele. Tähendab seda, et nende põlema minemise või plahvatamise oht on kordades madalam, kui on siis liitium-ioonakudel. Elektriautode müügis Eestis me oleme saavutanud siis 10% turuosa. Et esimese aasta kohta, mis tegelikult veel ei ole läbi, ütleks, et see on päris hea tulemus. Kõige populaarsem mudel on meil BYD Sea Lion 7, mida me oleme siis müünud natuke üle 40 ühiku. Tal on siis olenevat varustusastmest kas 82 kilovatt-tunnine või siis 91 kilovatt-tunnine aku. See tagab sõiduulatuseks enam-vähem 450 kuni 500 kilomeetrini. Ja auto on meil selline väga mõistliku suurusega, väga ideaalselt sobib pereautoks. Kui nüüd rääkida selle auto sõiduomadustest, siis ta on väga hea. Ta on tõesti väga hea, väga mugav, väga vaikne. Tal on ees topelt aknad, maantee peal sõites, jah, mingi kerge tuulevihin on kuulda, on ka rehvimüra pisut, aga suures pildis on ta ikkagi väga vaikne. BYD Sea Lion 7 on väga raske auto. Ta on 2400 kilogrammi tühimassiga, aga hoolimata sellest suudab ta kiirendada 4,5 sekundiga 0-100. Ta on kurvides väga stabiilne ja kehvematel teedel on väga pehme temaga sõita. BYD-l on kõik mudelid varustatud siis standardvarustuses juba ka soojuspumpadega ja ühtlasi on kõikidel autodel olemas ka V2L funktsioon, mis tähendab seda, et autost saab voolu välja võtta. Et saab ühendada mis erinevaid kodumasinaid, mikro- ja nahje, siuke võimalus
koos siis selle vastava adapteriga on ka sellel autol olemas. Üks minu jaoks väga harjumatu ja võiks öelda pisut isegi veider nüanss, mis ma auto puhul avastasin, on see, et kui sa tuled hommikul masinasse, seadistad kõik asjad ära, paned istmesoojenduse, roolisoojenduse järgi, võtad mingid üleliigsed andurid maha, et ta ei tiniseks ja piniseks nii palju ja sõidad lühikese otsa, no näiteks viid lapse lasteaeda ja sa tahad selle masina seal tööle jätta, siis sa ei tohi just kinni panna. Sellepärast, et kui sa paned ukse kinni, teatud hetke pärast lähevad lingid sisse tagasi. Kui sina tuled auto juurde, siis et linke välja saada, ei piisa sellest, et võti läheneb autole, ei piisa sellest, et sa õrnalt puudutad linki, vaid sa pead vajutama lingi peal olevat nuppu, mis siis aga suretab selle auto välja. Siis sa vajutad teist korda seda nuppu, siis auto lingid jooksevad välja. Ja kui sa autosse tuled, siis on kõik sinu eelnev seadistus ära nullitud ja sa hakkad algusest peale kogu seda protsessi tegema. Üks huvitav asi, mis ma selle auto puhul veel tähele panin, on asjaolu, et pimedas sõites need suured ekraanid on üpris eredad. Hoolimata sellest, et ma tõmbasin ereduse nulli, jäid nad siiski minu jaoks vähemalt liiga paljuks. Võib-olla suudetakse seda mõne järgmise softi uuendusega muuta. Elame näeme. Auto sisemus on mõnus. Siin on väga palju ruumi. Saab ilusasti lapse turvatooli taha panna. Samal ajal on kõrvalistujal ka väga lahedalt ruumi ja mis muidugi sõidu veel mugavamaks teevad, on need hästi pehmest nahast sellises kerges korvis istmed. Eriti efektne näeb selle auto sisemus välja muidugi pimedas, siis kui kõik need tuled ja viled lõpuks efekti hakkavad andma. Meil on Eestis hetkel siis avatud 2 esindust, üks Tallinnas, teine Tartus ja kui on soov või lihtsalt huvi näha, vaadata, siis olete oodatud Inchcape Motors BYD Haabersti esindusse või Tartus siis Kaldatee esindusse. Ja ühtlasi saate meid kindlasti leida ka internetist. Autopassadoonel on üle 1000 unikaalse kuulutuse autoportaalis, et miks just seal ja mis see kliendi jaoks tähendab? Autopassadoone on autoportaalis sellepärast, et see koostöö, kuidas see toimib, on meie jaoks väga hea, väga lihtne ja see on hea võimalus näidata meie autosid, mis meil on täna Eestis, Lätis ja väga suur kogus ka Soomes. Milliseid autosid seal võimalik leida on? See üle 1000, 1200 peale, see on ikka päris suur hulk. See on suur kogus ja kui me täna vaatame autoportaali, siis Autopassadoone on seal kõige suurem pakkuja, kui me võtame puhtalt sõiduautod ja kaubikud. No millised need populaarsemad kuulutused on, sest olgem ausad, täna nagu inimesed vaatavad pigem natukene selliseid odavamaid autosid, on seda ka leida sealt? Seal on seda leida, seal on leida nii odavamaid kui kallimaid ja kui lihtsalt huvi pärast vaatasin ka, meil on täna autosid, mis on umbes 10 000 euro maksumusega, neid on seal kümnete kaupa. Ehk siis kes otsib endale odavamat, meil on näiteks kuni 10 000 eurose maksumusega sõidukid kümneid. On valida värvi, marki, mudelit, aastaarvu läbisõitu. Ja kes otsib natukene kallimaid, siis neid on ka seal ja kümnete kaupa. Autopassadoonel on väga palju unikaalseid kuulutusi autoportaalis ja hinnavahemik on siin, vaatame 5000 eurost autost kuni siin päris kalliteni välja, et kui sa soovid endale head sõiduvahendid, siis miks mitte Citroen C4, mille kuumakse on kõigest 67 eurot. Kuidas see kliendile protsess välja näeb? Valin autoportaalist välja ja siis tulen koha peale vaatama? Saab tulla vaatama, kui auto on siin. Kindlasti tasub meil kirjutada ja helistada, et küsida, kus see auto on ja kas seda vaadata saab. Osad autod on meil Lätis, osad autod on meil ka Soomes. Kui on soov näha ka Soome või Läti autot, siis seda saab siia tuua. Aga kindlasti saab kogu infot auto kohta, mida see endast kujutab, mis on tema ajalugu, kas seal on garantii, seda saab küsida meie müügiinimeste käest.
inimesed on leidnud autoportaali tee, meil on selle üle väga hea meel, sest tegelikult meie kui lõppmüüja oleme sellega täna väga rahul ja meid huvitab see, et inimene jõuaks meieni ja meie toodeteni. Autopassadoonel on väga lai autode valik, et kuidas selle liisinguga on, et ma vaatan, et siin on kõrval kuumaksed olemas, et kuidas see protsess välja näeb? Meile endale ka meeldib see autoportaali versioon, et seal on olemas kuumakse. Autoportaal on täna toimetab koos Coobiga, seal on eripakkumisena alates 0% sisse, seal on fikseeritud intress 5,5 ja need kuumaksed on seal kohe näha. Ehk siis tegelikult, kui saabki valida kas siis autohinna järgi või kuumakse järgi ja kui me huvi pärast vaatasime ka võtta sinna näiteks isegi 150 eurot, kuni 150 eurot kuumaksega, sinna tuli Autopassadooni autosid tuli juba välja 70+. Kuna Autopassadoone unikaalsed kuulutused on autoportaalis, siis lõpetuseks ütleme inimestele üle ka, et milliseid automarke nad üldse sealt siis otsida võivad, mis Autopassadoonele kuuluvad. Autopassadoone täna uuena müüb 10 brändi, aga tegelikult, kui me räägime hetkel kasutatud sõidukitest, siis seal ei ole margipiirangut. Et tegelikult kõik, mis meil on täna olemas ja mida kliendid on kas siis meile tagasi müünud või meie käest ostnud ja võtnud järgmise ja toonud eelmise tagasi, need kõik on seal olemas. Koostöös Inscape'iga oleme teieni toonud päris mitu põnevat lugu Ivo ja Robert Linnaga, kus nad avastavad siis BMW erinevaid võimalusi. Tänase loo märksõna on vaikus. Ma ei kuule midagi. Ma vist peaksin minema arsti juurde. Mis mõttes? No ma ei kuule mitte midagi. See auto on nii vaikne, et ma tõesti ei kuule mitte midagi. Mootor nagu ei käikski. Valgusfoori taga oli korraks nagu mingi kummaline jorin. Kuule, isa, elektrikad ei teegi häält ju. See, mida sa kuuled, see tuleb väljast. Ja seal valgusfoori taga see oligi mingi vana plärisev ja tossav kaubik. No teisi autosid ma nagu kuulen. Teetöömasinaid ja muud sellist, aga seda autot küll mitte. Võimas. See on tõeline meistriteos. Vaikus on kuldne, aga sa ei näe. Naudi, kuule, ilusat õhtut. Mobile autokeskus. Järelturu Boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik karantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Porsche Tallinna esinduses on välja pandud üks eriline 20 ruutmeetriline 2-korruseline luksuselamu. Kinnisvara, mille asukohta saad valida ise just täpselt nii, nagu tunne peale tuleb. Ei ole väga tavapärane, et Porsche kutsub tutvuma kinnisvaraga. Miks selline üritus? Eelkõige üritus, sest et täna on meil Cayenne näidata pakkuda ja Cayennil on ka selline lisavõimalus laiendada lisavarustust telgi ja sellise elustiili kogemusega lihtsalt minna metsa, teha telk lahti ja täna on kõik siin koos. Kas on Porsche uus suund, et näidata, et miks ka mitte, et Cayenne võimeline kõigeks? Cayenne ongi võimeline kõigeks, et igapäevaautoks linnas maanteel, sportlikuks sõiduks ringrajal ja kõige tähtsam on ikkagi, et maasturile omane offroadi võimalus sõita ükskõik kuhu ja võtta telk lahti ja jääda ööbima, nii et kõik vajalik on pagasis olemas.
Hästi palju Euroopas ringi sõites on näha, et just selline telkimine autodega, just autokatuse telgid on hästi populaarsed. Et kas see on juba eestlaste sees ka populaarseks saanud, et selline võimalus on või Porsche on teenäitaja, kuidas võiks ka oma autot kasutada? Ma arvan, et me oleme täna veel teenäitajad, et küll see võiks olla populaarsem, et eks meil on rohkem võib-olla hotellikultuur siin Eestis, aga näe, miks ka mitte, et meil on ilusaid randasi ja looduskauneid kohti, nii et on ju võimalik minna ja kõik see vajalik stuff endale peale pakkida ja lihtsalt jääda sinna, kus meeldib. Porsche Cayenne on enim müüdud Porsche mudel teile, et ilmselt on põhjusega, et sa saad autot, ongi täpselt hommikul tööle sõitmiseks, tuleb mõte nädalavahetusel metsa minna või hoopis soovite Porsche ringi peal kiiremaid aegu välja sõita? Jah, no ringraja kasutust võib-olla Cayennidega nii palju meie kliendid ei tarbi, aga offroadi ja nii-öelda metsateid nauditakse küll ja kõige populaarsem, mida meil täna on. Porsche Cayennid on täna siin kõikides versioonides väljas, et kliendid saavad neid proovida, et mida üldse Porsche Cayenne puhul vaadata või kes ei ole varem näiteks sõitnud, mida ta peaks üldse proovima? No tänane suund automüügis üldse on, et hübriid kogub laineid ja hübriidi eelistatakse aina rohkem. Porschel on ka erinevaid hübriidversioone, et Cayenne'il on nüüd lausa 3 ja eesmärk ongi siis pakkuda täna nende erinevatega proovisõitu ja maja ette on rivistatud üles ka erinevate värvide ja kombinatsioonidega autod, et lihtsalt kliendid saaksid näha, mismoodi personaliseerida enda autot, milliste liistude ja toonidega ja velgedega ja nii edasi, et raske on muidu klientidele ette kujutada, mida täpselt tellida, et kui koha peal näha, lihtsalt see annab palju selgema vaate. Tavaliselt, kui kliendipäevi korraldatakse, et siis on alati mingi selline väike maasikas ka saada, et kas hindade osas või tõesti saab sellise kinnisvara endale väga hea hinnaga soetada? No maasikaid on meil mitu, et kõik need autod, mis maja ees ja laos on juba maasikad. Ja ka see kinnisvara komplekt siin ongi see, võiks olla kellegi kodus juba homme, et kes soovib, saab selle siit täna väga soodsa hinnaga ära osta ja homme juba telkima minna. Et lisaks siis nendele autodele, mis meil erihindadega laos täna pakkuda on, siis ka see telk ja kogu see komplekt on siin Jeepa 4000 euro peale võimalik koos autoga liisingusse osta, nii et siis saabki ühte lepingusse 2 vara endale, et minna sõita ja võtta kõik see välja ja nautida. Need, kes täna kliendipäevale ei jõudnud tulla, siis muul ajal saab kogu aeg Porsche Tallinnat külastada. Ja saab meid külastada, selle setupi me jätame mõneks ajaks siia püsti, nii et valik on kõigile nähtav ja laoautode kampaania jätkub, nii et tulge tutvuma ja proovima. Aga mis me siin Raineriga pikalt lobiseme, sest kohe teevad Erko ja Rannar teile ka põhjaliku majatuuri. Sest pole midagi stiilsemat kui ööbida Porsches. Meil on müüki tulnud väga eriline 2-kordne maja. Maja, mis tuleb sinuga igale poole kaasa. See siin on 2025. aasta Porsche Cayenne hübriid, millele on lisatud katusesviit ja telkpaviljon. Paviljon ja sviit annavad kokku kuskil 20 ruutu, 2 korrust ja 3 tuba. Toad, kus on avatud planeering, peen disain ja stiilne nahk. Elutoast täidab ruumi imeliselt kõlav 14 kõlariga Bose helisüsteem, mille kõrval seisab minimalistlik, ent elegantne redelkatusesviiti. Ja kõige parem on see, et vaate saad valida sina ise. Täna võib olla see Noorotsi, homme aga Rivera või ükskõik milline stiilne naabruskond. Sest pole midagi stiilsemat kui ööbida Porsches. Kasutatud auto ostmine võib olla täielik jackpot või ka korralik peavalu, aga kui sa tead, mida kasutatud auto ostu puhul vaadata või mida küsida, siis võid saada päris korraliku sõiduvahendi. Millest tuleks alustada, kui on plaan osta endale kasutatud auto? No neid asju on väga palju, mida kõigepealt vaadata, aga et võib-olla esmalt, et milleks autot vaja on, kas suurele perele, endale lihtsalt sõitmiseks või pühapäeva autot, et kustega sõidetakse, et ainult linnas käiakse ka maal, kus on vaja võib-olla nelikvedu
et kas on pikad sõidud või palju kilomeetreid, et seal tuleb siis kütusekulu juba mängu, et kui on aastane läbisõit ikkagi mitukümmend tuhat, siis tuleb seda vaadata, kui sõidad ainult linnas natukene või on elektriauto, et siis ei ole see oluline. Ja mõistagi ka eelarve, et kuhu see peab mahtuma. Millised on kõige levinumad vead, mida inimesed siis kasutatud autot ostes teevad? No esimene asi on emotsiooni ost. Et paraku paljud lähevad selle õnge, et näevad head hinda, näevad läikivad autot ja teevad selle tehingu kohe ära. Esiteks kontrollimata, milline see auto oli, aga teiseks ka endale nagu selgeks tegemata just mida rääkisime, et kas see vastab tema vajadustele. Kui palju peaks tausta uurima ennem? No, kui müüja ei ole tuntud, siis ma ütleks, et maksimaalselt. Mitte usaldusväärseid müüjaid on palju ja hind võib hea olla, aga et hiljem see kõik maksab kätte, et kui pead ikka käigukasti või mootorit remontima, siis oleks võib-olla mõistlikum osta 1000-2000 kallimalt ja tuleb odavam. Kui palju inimene ise internetist infot auto kohta leiab või on see puhtalt ainult spetsialisti pärusmaa? No kindlasti, kui on võimalik kaasata alati spetsialist, aga tänapäeval internetist on saada päris palju. Jah, sealt kõiki kätte ei saa, näiteks mõnel margil on kinni hooldus, ei saa lisavarustust. Küll aga saab mingid põhitõed ja mida ma kindlasti soovitaks, et see auto, mida sa plaanid endal nüüd osta, siis internet on täis review'si nii videodena kui tekstidena. Lugeda need läbi, et mis on nende põhiomadused, mis on miinused, mis on plussid, millega tuleb arvestada, et mingitel autodel on teatud tüüpvead. Mõned tüüpvead on väikesed, et need elab üle, aga mõned on suured ja kallid, et nendest pigem eemal hoida. Väga paljud inimesed tellivad ise või käivad toomas välismaal autot. Mis seal kõige suuremad need ohumärgid on? Ohumärk on tegelikult nagu igal turul, et kui hind on hea, siis tasuta lõunaid ju ei ole. Et ma olen seda alati näite toonud, et meil ka kliendid tulevad, et vaata, kui super hind seal on, et tooks selle ära, eks. Et kui see hind on ikkagi 30-40% odavam, siis selle jaoks ei ole vaja müügikuulutust panna. Selle võib viia suvalisse autopoodi ja see ostetakse sult ära selle auto müüja poolt. Ja mitte, et ma nüüd ei räägiks reklaami juttu, aga et neid välismaale minnes, neid riske on lihtsalt nii palju, alates juba sellest, et kui sa kannad raha, kas sa üldse auto vastu saad, siis kuidas on omandisuhe, milline on ta ajalugu, et neid detaile on seal hästi palju. Nii et kokkuvõttes, mida tuleks kasutatud auto puhul silmas pidada? Kindlasti on oluline veenduda selle sõiduki seisukorras ja ajaloos, et see on üks peamisi asju, aga kindlasti sinna muu juurde käive, et millised on konkreetse margimudeli tüüpvead, hoolduskulud või ka kindlustused, kuivõrd kasko võib olla tuhandetes eurodes teatud autode puhul. Ja kindlasti vaadata, kes on automüüja, et kui see müüja on tuntud ja suur, et siis on riskid maandatud. Väiksema müüja puhul ei pruugi petta saada, aga peab ka vaatama, kas on hiljem kuhugi tagasi müüa, näiteks mingi väike autoaed või ka eraisik, et kus need riskid jäävad alati. Ehk siis pigem seda ennetada ja võtta see kulu ja teha autokontrolli peale, võtta kaasa keegi spetsialist. On neid teenusepakkujaid, kes käivad autosi üle vaatamas. Kõik selline, et mitte hiljem olla selle õnnetu portsu otsas. Suur aitäh, et vaatasite. Soovitan külastada ka meie kodulehte ning sotsiaalmeediakanaleid, sest kodulehel motomelu.tv on kõik saated kenasti järelvaadatavad. Näeme juba järgmisel laupäeval.